If I was a sailor man, with you I'd sail and search for land. No panic bound, there is no fear. Hands focused on the wheel I steer. Our beating in a race, no storm will take us down. Inspired by the place, I'll never let you drown.
I wouldn't want to spend a day without this love. If I was a sailor man, with you I'd sail and search for land. No panic bound, there is no fear. Hands focused on the wheel I'd steer. Heart beating in a race, no storm would take us down. Inspired by the place, I never let you drown. I wouldn't want to spend the day without this love. I wouldn't want to spend the day without this love. I wouldn't want to spend the day without this love. I wouldn't want to spend the day without this love. I wouldn't want to spend the day without. I wouldn't want to spend the day without. I wouldn't want to spend the day without. Heart beating in a race, no storm would take us down. Inspired by the place, I never let you drown. Heart beating in a race, no storm will take us down. Inspired by the place, I never let you drown. I wouldn't want to spend a day without this love. Tere tulemast teile kõigile, minu armsad koosviibijad meie kooli. Palju õnne esiteks teile kõigile selle tohutult suure ja tähtsa juubeli puhul. Ja meie pidupäeva avasõnadeks ongi mul suur rõõm kutsuda siia suure lugupidamisega, no mitte siia selle mikrofoni juurde, meie kalli Nissi põhikooli direktori Anneli Ajaotsa. Head kolleegid, head sõbrad, kõik külalised. Siia saali on täna kogunenud palju erinevaid inimesi. Ja see pidulik vastuvõtt ongi pühendatud teile. Teile, meie endised direktorid, teile, meie endised õpetajad ja tänased õpetajad, teile, meie head sõbrad ja toetajad. Täna on paljudel kindlasti huulil küsimus, kuidas on läinud. Ühtlasi on ka ärevus, et kas see kool ja selle koolile jagatud hool ja need tarkused on ikka kõik vilja kandnud.
Usume, et on kandnud, sest meile on abiks ja toeks meie kooli väärtused ja traditsioonid, mis kõik aitavad hoida ja süvendada seda oma koolitunnet. Aga see kool ei ole ainult ju koolimaja. Kooli teevad just selliseks, nagu ta on, need inimesed selle ümber. Meie kõik üheskoos kujundamegi selle kooli nägu ja seda mõnusat tunnet, mis siin koolis on. See kool on hästi mitmekülgne ja rikas, just tänu sellele nende headele inimestele, kes meie ümber on. Igaüks teist on jätnud siia oma jälje. Kes abi ja nõuga, kes toetusega, kes tarkuste ja kogemuste jagamisega, kes uuenduslike algatustega, kes aktiivsete kaasamõtlejatena. Nissi kool on uhke nende inimeste ümber, kes meil täna on. Ja me soovime teid kõiki täna tänada ja siin täna vastuvõtu lõpus te leiate siit laualt meie tänasele juubeliaastale pühendatud meie ajatelje trükise. Seda praegu veel siin ei ole, aga see tuleb. Soovime, et te võtate selle endale täna kaasa ja see jääb teile tänuks ja meenutuseks sellest tänasest sündmusest. Aitäh, et te olemas olete, jääge meiega, jääge Nissi kooliga ja palju õnne meile kõigile! Nii, kallid koosviibijad, ma tahaksin siia kutsuda kõnelema Kalli Heimart Tihase. Üle mikrofon. Ja Nissi kool. Mina tulen siis Turba koolist ja soovin Nissi koolile ikka jõudu ja palju edu, et need tulemused ja mõtted oleks head ja et seda kõike jätkuks teile, siis kingitus on ka. Et ma usun, et see kingitus aitab teil saavutada neid eesmärke, mis te olete saavutanud. Aitäh! Nii, aitäh! Nüüd järgmine, keda ma soovin tänada. Tähendab, kutsun siia sõna pidama härra Enn Kasemaa. Austatud Nissi rahvas, koolirahvas ja kõik, kes siin ümberkaudselt siia täna on kogunenud. Ma tänan kõigepealt neid inimesi, kellega mul on aastate pikkuselt olnud hea koostöö. Ma olen küll nii nagu vari minevikust, aga mul on hea meel, et mind kutsuti ja hea meel on näha teid kõiki siin. Üsna palju on neid, keda ma tunnen. Ajad muutuvad, eks me muutu ise ka koos nendega. Ja nagu Anneli siin ütles, et igal koolil on oma lugu ja kooli selline külg, mis paistab välja, sest et kui mina Harjumaale tulin ja siin tööle hakkasin, siis mul on meelde jäänud see, et kui oli mingisugused koolide ülevaatused, maakoolide ülevaatused ja käidi siis neid territooriume vaatamas, siis oli tavaliselt see, et Nissi kool oli ikka üks vabariigi parimaid. Oli tal seal loodusmuuseum tehtud klassis, ruumis või oli see kooli ümbrus, need on kõik niisugused asjad olnud, mis on koolile mainet andnud. Eks aastate pikku ole asjad muutunud ja on uued asjad tulnud, aga vana asja tasub alati mäletada ja meenutada, sest sellele ju kõik meie tänane päev toetubki. Tahan soovida teile
rõõmsat pidupäeva, koolirahvale head tööindu. Ja et see õpetaja töö on muidu üsna magus töö ju, aga et veel magusam oleks, siis ühe kommikarbi võiks ikka ka. Nii, suur tänu. Järgmisena kutsun siia härra Kristjan Saagi. Vaatame pikkusega. Paraja pikkusega. Et Nissi kooli järgneva 100 aasta sild tulevikku kestaks täpselt sama hästi ja tugevalt, kui ta siiamaani on kestnud, on neile kaaslaseks kõige olulisemad sõbrad. Kurtna kooli sõbrad on juba praegult olnud Nissi koolile päris head kaaslased. On ju meil ühised noored kodutütred. Teeme ju ühiselt ühte kehalise kasvatuse pilootprojekti. Oleme ju ühiselt sõtkunud 100 kilomeetreid jalgratastega selleks, et ikka näha, mida need teised koolid meist võiksid paremat teha. No õnneks veel pole näinud. Aga selleks, kui uuele hoonele loeb kirikuõpetaja püha kolmhainsusega sõnad peale, siis mina ütlen järgnevaks 100 aastaks ühe teise kolmainsuse. Et teie Nissi kooli küünlaleek ja hing kestaks tugevalt järgnevad 100 aastat. Et te toituksite puhtast energiast järgnevad 100 aastat. Et te oleksite samad terved ja tugevad, nagu siin üks asi sees, järgnevad 100 aastat. Olge mõnusad sõbrad meile jätkuvalt edasi. Palju õnne! Seda nime ma juba tean. Kallis Liivi Tammemäe. Palun tule siia. Ja, siia. Austatud 100-aastane Nissi kool, oled kodukandi austuse kants, seisad kindlalt harituse teel. Kalliks me peame kooli vaimsust, elus üles leida headust, elust õiget tooni leida. Lugupidamisega Riisipere raamatukogu. Nii, Ruila põhikoolis soovin siia kutsuda Tiia Rosenbergi. Hea Nissi koolipere, ma õnnitlen teid Ruila kolleegide poolt selle suure ja ilusa sünnipäeva puhul. Ja armas Anneli, sinu panus sellesse 100 aastasse on väga pikaaegne ja suur. Ning lisaks sellele, et sa oled pühendanud ennast hariduse põllule siin Nissi koolis, oled sa seda teinud ka Harju koolijuhtide ühenduse esimehena. Aga ma arvan, et õpetajatööd saabki teha hästi suure hoolivuse ja väga suure südamega. Et jõudu ja jaksu teile ja siin on teile üks küünal, et sooja ja valgust nendesse pimedastesse söödesse tuua. Nii, siinkohal juba teeme oma esimese väikese pausi, nautige teineteist, nautige suupisteid ja jooke ja jätkame siis sõnavõttudega mõne aja pärast, niisamuti nagu ka minu tänudega.
mul on siia suur rõõm kutsuda meie kooli endise direktori, härra Andres Pajula. Ja koolipere. Mina sõitsin ja esimest korda avastasin enda jaoks Nissi umbes või Riisipere 30 aastat tagasi. Ma teadsin pärast kooli lõppu, et kindlalt, et ma ei taha kodus ema juures toona elada ja tahan omaette elu alustada. Ja mõtlesin, et lähen kuhugi kaugele ära ja otsin endale sellise koha, mida ma Eestimaal veel ei tunne. Leidsin Nissi kooli üles tänu sõbrale ja nii ma siia maandusin. See, kuidas mind esimene kord vastu võeti, see võib-olla on paljudele teada, aga astusin sellest vanast koolimaa uksest sisse ja suvine aeg oli ja koolis toimetas siis toonane bioloogiaõpetaja, endine direktor, luuleorg ja küsisin, et kust ma direktorit leida võiksin. Luuleorg millegipärast väga pahandas mu peale ja ütles, et ega midagi teha ei ole, kui sellist viisakust ja intelligentsust ei ole, siis tegelikult ei ole kõrgkoolist kasu, et ega seal kulbiga seda haridust ei anta. Ja ütles, et otsi ise. Mis seal ikka. Mõtlesin, et lähen käin poest läbi ja otsin siis mõne teise Eestimaa ilusa koha, kust mind paremini vastu võetakse. Aga häda ja õnnetust, siis luuleorg tuli mulle poodi järgi ja ütles, et näitas, kus Kersti elab, ja siis ma võisin Kersti juurde koju minna ja siis me natukene vestlesime ja rääkisime, siis ma Nissi maandusingi. Aga teine asi on see, et sa mõtled küll, et sa teemast kaugele ja oma ette, et teen mida tahan, siis anti toona ka Sofoosi poolt ilus korter, aga see korter oli õnnetuseks ühe valvsa silma all, nii et kõik, mis kellaaeg ma õhtul magama läksin, mis kellaaeg ma hommiku tõusin või kes mul külas käis, oli hommiku juba koolis teada. Nii et ühiskondlik pilt oli üsna selge. Aga nalja oleks, aga aasta pärast siis umbes tegelikult Helge Eerbais tahtis koolist ära minna ja tal oli selle äraminekuga niisugune tulitakkus ja siis leidis mind ja rääkis mulle augu pähe, et ma direktoriks hakkaksin. Noor ja rumal, nagu ma olin tegelikult, siis olin ka nõus sellega. Tegelikult oli väga raske, sest et esimesed aastad ikkagi sõna otseses mõttes ma tulin hommiku tööle, ma ei teadnud, mida ma tegema pean, aga õnneks oli Nõukogude kord lagunenud ja Eesti taasiseseisvumus kord olemas ja kõik, mis oli seni kehtinud, enam ei kehtinud ja uut ka ei olnud. Ja see andis mulle võimaluse tegelikult esimesed aastad suhteliselt rahulikult toimetada, sest kool toimetas iseenda soodud edasi. Aga selge on see, et see oli õppimise koht, arenemise koht ja ma tahan siin väga-väga tänada ühte inimest, kes tegelikult oli nõus muga tegelikult seda hullumeelset plaani ellu viima, ehk mina direktor ja tema õppealajuhataja ja Malle, suur aitäh sulle selle eest, et sa olid mu kõrval ja et me koos seda alustasime. Aitäh, tule palun siia. Aitäh. Ja nii ta läks aga 10 aastat möödus suhteliselt ruttu ja 97. aastal või oli 96. aasta lõpp, ma pärast ei mäletagi. Ma igal juhul tahtsin Nissi koolist ära minna, sest mulle tehti parem pakkumine ja siis oli mul vaja omakorda Helget mängida, siis ma kutsusin Anneli ja rääkisin Anneli ära. Anneli oli ka veel natukene noor ja natukene mitte nii rumal kui mina, aga natukene targem ja ta võttis selle koha vastu ja siis mul oli võimalik ära minna. Aga mida ma tahan öelda on see, et kõik see, kuhu ma täna olen jõudnud, kõik see, mida ma täna teen ja ma ei tee mitte vähe ja ma olen jõudnud päris kaugele mõne arvates, siis on see tänu sellele, et oma ristsed, oma esimesed triibulised
kui nii võib öelda, sain ma siit ja kõik need inimesed, kes toona mu kõrval olid, Malle Tamm või Liivi Tammemäe või ükskõik kes, ma tänan teid südamest selle eest. Te olete kõik mu õpetajad, juhendajad ja head kolleegid, te ei lasknud mulle ära uppuda, te ei vajutanud mulle peale ja suur-suur tänu teile kõigile selle eest. Südamest. Aga nüüd tegelikult ka kingitus. Mul on üks küsimus, et Anneli ja õpetajad, kas te teate, mis asi on mõkk? Ei ole. See on milleks õppida koolis. Ammu enam ei ole vaja koolis õppida, me õpime kõikjal ja tegelikult see on nii ja tõesti Anneli seda nimetades muutunud õpikäsitluseks, aga ma tahangi kinkida sulle ja teie koolile ühe koti, kuhu peale on kirjutatud, et me õpime kõikjal ja see, et vana kooli ära lõhuti, on tore, sest kooli ei ole vaja, et nüüd tuleb oodata, millal see uus kooli ära lõhutakse, et siis ka, et võite õppida õues, tänaval, poes, internetis ja igal pool. Nii et edu teile sellel teel. Minu poolt väike kott, mille peale on kirjutatud, et me õpime kõikjal, sellega võib minna poodi, sellega võib tulla kooli, sellega võib minna igale poole. Siis väike vihmavari, et kui mõni väga kardab vihma, siin on ka peale kirjutatud, me õpime kõikjal. Ja väike lill, et seda ka tuleb õppida, et kuidas seda suureks kasvatada, nii et palju õnne teile ja edu jõudu. Nüüd on mul suur rõõm kutsuda siia hooldekogu esindaja proua Lea Jantsi. Hoolekogu. Tervist! Meil on siin suur rõõm Nissi kooli õnnitleda siis kooli hoolekogu poolt. Ja me soovime, et meil oleks kooliga head sidemed, nii nagu nad on siiamaani olnud, et hoolekogu võiks kooli kõiges toetada, olla abiks, vahendada kooli ja lapsevanemaid, et toimuks üksteise mõistmine ja kõik see, mida tehakse üheskoos. Ja ma annaksin edasi sõna Rannole. Et hoolekogu poolt siis esimene projekt, mis meil käsil on, et see on siis koostöös kooli direktori ja kehalise kasvatuse õpetajaga ja teiste inimestele ka, et kevadeks siis kooli staadionile niisugune ilus turnimisaadelpuutika tekitada sinna ja hoolekogu on siin siis esimesed sammud teinud, et niisugune 10% raha on olemas, et nüüd see 9 on veel kokku vaja saada, et siin te kõik saate siis oma panus anda sellele ka muidugi. Ja ma annaksin edasi veel ühed õnnitlused, nimelt ka meie Nissi koguduse poolt, et kirik ja kool on juba algusest peale astunud ühte jalga. Mõlemate jaoks on olnud oluline haridus, meie laste kasvatamine, et nad õpiksid ja oskaksid oma elus seada õiget suunda. Ja me teame, et ka alguses oli Nissi kooli tegevuski ka koguduse leerimajas. Ja me loodame, et need sõbralikud sidemed, mis meil on olnud, jätkuvad ka edaspidi. Selleks soovin koolile ka rohket Jumala õnnistust, et Jumal meid kõiki varjaks ja hoiaks ja juhiks meie teedel. Aitäh, nüüd kõigest vähest üritan seda käekirja nüüd lugeda õigesti
Järgmisena kutsun siia Riisipere lasteaiast Katrin Õismaa. Kui ma hommikuti tööle tulen, heidan iga kord pilgu, võiks öelda, et kõige kaunima koolimaja poole. See kool on saanud armsaks siin töötatud aastate jooksul mulle ja lapsevanemana ning lasteaiadirektorina sellega kokku puutudes. Otsustasin Riisipere lasteaia poolt kinkida meie headele naabritele raamatu Astrid Lindgreni elust piltidest. Ka Astrid Lindgren on oma koolitööd alustanud samuti ühest väikesest armsast maakoolist. Nissi kooli ajalugu on näidanud, et ta on sillutanud teed paljudele toredatele ja tähelepanuväärsetele inimestele. Ma soovin Nissi koolile inspireerivat õpikeskkonda ja õpilasi, kes kooli mainet maailma viiksid. Palju õnne meile! Suur tänu! Ääsmäe põhikoolist on mul siia suur rõõm kutsuda härra Jaanus Kallioni. Aplausi saate muidugi. Ja Nissi valla rahvas, head külalised ja õpetajad, endised õpetajad, sest tegelikult on just see järjepidevus, mis hoiab ühte kooli, neid püsiväärtusi ja seda tegevust üleval. Ilma selleta ei oleks seda 100 aastat, mis teie esivanemad kui kogukond on siia loonud. Ja kindlasti tahaks tänada endiseid direktoreid ja ka praegust direktorit ja nagu te olete juba aru saanud, et üks kool saab olla elujõuline ja järjepidev ainult siis, kui see direktor ei ole mitte ainult 1 aasta ega 2 aastat, aga tema järjepidevus on kindlasti rohkem. Et tänan omalt poolt ka kindlasti kõiki neid lapsevanemaid hoolekogusid, kes tõsiselt on aidanud kooli kaasa, et ilma teieta kindlasti see kool ei ole nii tubli, nii aktiivne ja kindlasti te aitate ka tulevikus sellele kaasa. Kingitusena mõtlesin, et nii nagu umbes ka 100 aastat tagasi oli Toots, kes kinkis maakera, siis ka minu poolt on Annelile üks maakera või gloobus, kus sa ei pea märkima seda paunveret sinna maakera peale, aga sa võid märkida julgelt selle Nissi kooli suure punase ristiga, et ta kindlasti jätkuvalt 100 aastat veel siin ja samas kohas eksisteeriks. Palju õnne sulle! Suur tänu! Ja viimasena on mul rõõm kutsuda siia Riisipere tervisekeskusest Ene Arro. Armas koolipere. Kõigepealt on mul väga hea meel selle üle, et siin ei ole lapsi, sest neil ei ole mul mitte midagi kaasas. Aga Andrese moodi, et mina jõudsin Andresest ette 35 aastat tagasi, ka samamoodi ei teadnud Nissist mitte midagi enne, kui siia jõudsin. Üks tuttav maja tuli mul siin ette ja see oli see vana koolimaja, sest ma olin väga sageli suvel olnud Hiiumaal ja seal Leisus on täpselt samasugune koolimaja, kus töötasid ja elasid minu tädi ja tädimees.
kooliperet ma tahaks väga tänada, et nad on andnud põhihariduse minu 2 tütrele. Aga alati on see kingivalik on niisugune peavalu tekitav ja kuna nüüd on 300 ühelt poolt seda haridust ja väga palju juba 100 seda kooli ja siis ma mõtlesin, et tuleks nagu amet ja ajalugu ja kõik see kuidagi ühendada. Ja siis leidsin ma ühe toreda käsitöö tegija. Ja tema ja ameti poolest see, et viiruste aeg, millest algavad kõik viiruste vältimised, kätepesust. Leidsin ma niisuguse kena käsitöö tegija, kes tegi Nissi ämbliku kirjaga käterätid igale koolitöötajale. Kui kellelgi tuleb puudu, siis vaadake Virvel otsa. Tema andis arvu. Ja kui sellest jääb väheseks, et käed ikkagi ei väldi kõiki viiruseid, siis tegin ma teile veel ühe purgikese, kus peaks olema kõik vitamiinid, mis väldiksid viirust. Palju õnne teile! Suur tänu! Küsin teie käest, kas on veel soovijaid? Et õnnitleda või midagi öelda? Minu õde on mulle üllatusena tulnud siia teile laulma, aga ilusat pärastlõunat teile jätku. Selles päevas saab nüüd õige mitu lund ja muudki veel. Tundub nagu oleks toona näinud undma õhtu eel. Nüüd mu akna taga huulub jäine tuul ja kurb on veel. Kuigi aken on just nõnda nagu siis lilledel.
päästavad meid taas. Aitäh! Head inimesed, me oleme kogunenud siia vana koolihoone kohale selleks, et austuses selle majale avame täna mälestuskivi. Ja selle mälestuskivi avamiseks ma palun, et selle katte siis selle kivi peal tuleksid ja võtaksid maha endised koolidirektorid Kersti Tammemäe, Andres Pajula ja Helge Eerpäis, kes siis on praegu kõike seda ajalugu siin kogunud, talletanud ja ka ise pikka aega siin koolis olnud. Olge head, palun tulge, võtke see kate. Andres oli ka kuskil olemas. On täis tule ikka sina ka, Anneli, sest sina ta ära lasutasid. Siin on üks sõlm, on. No võt siis tõppagi. Tõmba siit. Ja teie võtke siit. Ja nüüd palun väikeseks sõnavõtuks siia Helge. Kas tuleb tuttav ette?
see on Nissi kooli tõeline vana koolikell. Ja see koolikell kutsus teid vahetundidest välja tundi ja tunnis taas vahetundi ja siis kas tuleb teile meelde, et me siin pidime ilusasti kõndima ringiratast selles saalis. Ja korrapidõpetaja valvas hoolega, et keegi ei jookseks ega ei pisaks. No siin koolis saalis toimusid küll kodu-uurimispäevad, küll marssisid pioneerid fanfaaride ja trummidega, küll olid klassiõhtud ja küll olid koolipeod ja siin olid ka veel kehalise kasvatuse tunnid ja nüüd kujutage ette, kui selles väikeses saalis olid rõõmuvisked ja siis kõrvalklassides pidi tunde andma. No see oli üsna raske. Ja siis meenutame sellest koolimajast veel väga kiksast riidehoidu, kus siis igal hommikul oli hästi mõnus tõugelda, sest et no keegi sinna eriti ei mahtunud ja siis oli seal väga tore trügida. Ja siis meenutame veel seda kuivkäimlaaroomi, mida poisid vahest oma salakavalate lippidega võimendasid. Või siis meenutame seda, kuidas iga klass pidi terve nädala jaoks vedama kohale sealt kuurist puud ja hommikul kell 4 alustati ahjude kütmist ja sageli oli kütja kadunud ja siis tuli alles kell 8 kütte panna ja külm oli. Ja puudega oli veel üks väga huvitav lugu. Puud tulid meie Nissi Riisipere raudteejaama kusagilt sügavalt Venemaalt. Vagun puudega ja ühel suve hommikul tulen mina kooli ja mul on luuleorult kiri. Sõitsin linna, aga jaamas on vagun puudega. Palun korralda asi. Kuidas? Millega? Mina. Aga siis võtsin appi oma hea sõbra Ojand Juuno, kes tuli Saida farmi ehituselt. Ja siis võtsin veel Vardi metsamehed Toomas Erbaisiga ja meil oli õhtuks vagun tühi ja luule oli väga üllatunud, kui ta õhtul linnast tuli ja vagun oligi tühi. Vot sellised mälestusi võiksin pikalt rääkida, aga meil on külm ja loodan, et lihtsalt selles majas oli kõigil toredaid mälestusi rohkem kui kurbi mälestusi ja olgu see kivi meile siia niisuguseks toredaks meenutuseks alati vaadata. Nüüd selle kivi ja teeme seda kolmailu Jumala, Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Me pühitseme selle kivi mälestuseks Nissi koolist ja hariduselust siin paigas, et see meenutaks meile, kui oluline on õppimine ja õpetamine ja teadmiste edasiandmine ühelt põlvkonnalt teisele ja et see teadmiste edasiandmine võiks siin paigas ka edaspidi jätkuda ja kanda head vilja. Jumala Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. Ja ma õnnistan teid kõiki. Issand Jumal, õnnistagu teid ja varjaku teid. Issand, laske oma vale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile oma rahu. Jumala Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. Ma soovin kõigile õnnistatud ja toredat peotuju.
Nissi kooli üheksandikud Märt, Ott ja Eerik ansambliga EMO astuvad nüüd üles ja esitavad teile 3 lugu. Suur aplaus! Tervist ka meie poolt. Esimene lugu on rokiklassikast ja ansamblit Ultima Thule. Tihti tundub raske
I'm on a nüüd me teeme viimaseks ühe rahulikule.
hea meel oleks selle üle, kui sellele ahkele tantsuplatsile ennast seaksite, niipea kui oleme oma loo lahti löönud. Kindlalt hoidsin elu merel tuuletuul. Ei kalluta keegi mu saatus, ka karides on suund. Kuid järsku vea mind alt mu 7. meel. Kas lõpp on käes või pääsu on siit veel? End päästa püüan jõudu säästmata, kuid hilja silmapiiri näen ja tean, et upun lootusetult maa. Saatuslik laine, mu ees sa kõrgud ebamaine. Saatuslik naine, kaasa siin mind viib. Piisas vaid pilgust, et muuta, kas oleks uskunud mu elusuund. Võitlusest loobusin eos ma sul lõksu langenud. Ning jälle vea mind alt mu 7. meel. Sa veiniks muutsid minu elu veel. Ma tean, et mu peas oled sa. Kui haige nüüd ringi käin, silme ees vaid seisad mul sa. Saatuslik laine, mu ees sa kõrgud ebamaine. Saatuslik naine, kaasa siin mind viib. Saatuslik laine, mu ees sa kõrgud ebamaine. Saatuslik naine, kaasa siin mind viib. Saatuslik laine, mu ees sa kõrgud ebamaine. Saatuslik naine, kaasa siin